Tere päevast! Mina olen Merle Vaha, Tupperware Eesti esitleja ja tutvustan teile hea meelega meie Easy seeriat, mis on mõeldud perenaistele, kellel tihtipeale on väga kiire, ka nüüd, kui ollakse kodukontorites või muul ajal, kui viibitakse kodust palju ära, siis on vaja kas lastel ise kiirelt valmistada või endal valmistada hommikusöök, nii et ei peaks ise pliidi ääres valvama. Ja mul on väga hea meel tutvustada meie Easy Rice, meie riisikeetja mikroonis valmistamiseks, meie Easy Delight mikroomleti valmistaja ümar ja ovaalne Easy Delight, mis on samamoodi valmistajaks omletile, maiustele, igasugustele vahvatele muudele toodetele. Ja lisaks on meil ka olemas super hea toode mikrokukk, millega saab ka valmistada erinevaid keekse, peete, kartuleid, absoluutselt kõike. Kui on tegu mikrokukk-seeriaga, siis saame ka valmistada juba rasvasemaid toite. Aga see on juba teine jutt ja teine esitlus. Ja lisaks on siis meie mikrouurbel, mida veel on saadaval. Soovitan soojalt kiirustada, sest see tõesti on asendamatu. Sellest on mul juba pikem tutvustus teile olemas, kus saab valmistada aurutades erinevad peened road ja väga tervislikud. Easy Delight, meie omleti valmistaja, on siis mõeldud just nimelt, et ta teeks teie elu lihtsaks, nagu nimigi ütleb, ja kasutamiseks siis seesama ovaalne variant. Mina kasutan 300–400 vatti. Ütleme, väga lühikese perioodiga on maksimum 600, aga kindel olla, siis 400 on selline keskmine. Siin võib teha kuni 4 munaga omleti. Väga lihtne. Võtame meie segisti, valame muna siia sisse, valame maitseained, mida soovime ja klopime, segame pigem läbi, sest siia Easy omleti valmistajasse pannes ei pea olema ta nii vahustatud. Maitseained, muna, kui me tahame, paneme alla köögiviljad, kui tahame, valmistame, kas meil on eelmisest päevast jäänud kartuleid järgi või külmutatud köögivilju. Kui te kasutate külmutatud toitu, siis pange algul paariks minutiks need külmutatud supisegu mikrouuni. Kui kasutate tavalist värsket, siis seda vaja teha ei ole. Tahtsin teha kiirelt midagi ka teile ja kuna ka kodus töötades on ikka aega vähe, sest kevad kutsub õue, siis on väga imehea valmistada teile kiirelt. Olen teie aega natuke säästnud kiirelt selline suvikõrvitsa ja porgandi omlett ja šokolaadipuding, mis saab olla magusamat ja huvitavamat. Võtan meie ümara Easy Delight omleti valmistaja ja kasutan meie klikk-koorjat. Sellega tõmban porgandist, sellega tõmban suvikõrvitsast, erinevad laastud ja väga mõnus ka juustu teha, väga mõnus kasutada ka kurgi viilutamiseks, suvikõrvitsa viilutamiseks ja võtan need samad, kas keeran nad niimoodi ümaralt rulli või lapin nad ringikujuliselt siia ringi ja vahele panen peekonit. Väga mugav, väga tervislik, ka peekonit on ikkagi natuke vaja ja maitset soovime me kõik. Niimoodi täidan vormi ära, vaheldumisi suvikõrvitsa, vaheldumisi porgandi, peekoni, peale sibularõngad, juba tunnete lõhna, väga hea. Ja tehtud on see konkreetne vorm 4 munaga, täpselt samamoodi siia pandud munad, natuke puljongi maitseainet, natuke piima, klopitud, peale valatud ja palun suvikõrvitsa omlett, muuseas spinatiga ja peal on siis natuke juustu. Juustu võime siia lisada ka veel juurde, kui meil on täiesti kuum, tuleb just pikrust, siis on väga hea kasutada just meie miniklikk riivi, millega võime peale juustu riivida. Ja kui ta on soe, kuum, siis juust siin peal tekitab sellise mõnusa veniva, aga samas sellise hästi hea maitselise kooriku. Ja keegi ei teagi, et see on valmistatud mikroonis. Te säästate oma aega, saate kiirelt valmis ja palun. Omleti valmistajas tehtud selline rõngakujuline omlett. Siin võib ideaalselt valmistada kohupiimast, kohupiimakoogid. Panete kohupiima
piima, panete vahukoort, kõik segate siin segistis ära, lisate muna, lisate läbisegi ja peale pange õunaviilud, peale pange, mis marju teil on. Siin võib teha koogid, siin võib valmistada lõhe, siin võib valmistada kõike, mida te tahate soojendada. Hästi mõnus ja lihtne ja kiire. Ja just nimelt ümar, millega saabki tõesti täiesti koogid teha. Olge kavalad, kui teete kooki. 2 lusikatäit kakaod ja kook ongi pruun. Ainuke ongi see, et ta ei pruunista. Aga kui me paneme peale kas šokolaadigraanuleid, samamoodi võib selle sama riiviga riivida siia peale šokolaadi. Väga hästi riivib täpselt samamoodi. Ja saategi koogi just sellise mõnusa kattega, kui te soovite perele üllatust teha. Šokolaadipuding. Kes ei sooviks ise tehtud šokolaadipudingut? Retsept hästi lihtne. 2 muna, 300 ml piima ja 50 grammi šokolaadi. Šokolaadi sulatan kuumapiima sees ära. Segan munaga, kusjuures muna. Eraldan kõigepealt munavalge munakollasest. Löön muna siia peale, palun väga, munakollane eraldi. Munakollase segan šokolaadi hulka, munavalge löön tugevaks vahuks, lisan juurde ja 7 minutit mikrouunis 400 vatiga, palun väga, šokolaadipuding. Pange peale moosi, pange peale siirupit, mett, mida soovite ja hõrkmagustoid teie laual on olemas. Ka selle ovaalse omleti valmistajaga on ideaalne teha väiksed omletid, kui tahate sooja saia teha, kui tahate lõhe teha, köögivilju, kõike seda saate valmistada. Teie elu muutub tunduvalt lihtsamaks. Easy Rice on meie riisikeetja, mida on siis 3 liitrist ja vanem versioon on mul siin praegu käes on 2,5 liitrine, millega te tegelikult valmistate riisi, hommikupudrud, millega te valmistate igasugused kiired road, mida te perele soovite valmistada. Kaasas on juhend, anu, vahutaldrik, panete näiteks riisi, pasta, makaronid siia sisse, valate vee peale, minimaksmärk on peal. Vahekord täpselt sama, kui teeksite potis, aga te peab valvama ääres. See on asja suur pluss. Lisate vahutaldriku, kaane peale ja mikrouuni. Ja ta valmib seal kiirelt terve potides riisi, 10-15 minutit, olenevalt teie riisist, sest pruunriis näiteks vajab rohkem. Hommikupudrud, kiired, kõik oleneb toidukogusest. Juhend on kaasas, tasub alati jälgida. Siin võib teha kartulipudrud, siin võib teha kiirmoosid, kui teil on kevadised õunad, just läbi saamas tahate ära kasutada. Punapeet 3 minutit, kartul 1,5 minutit. Absoluutselt väga palju hirsipudrud, igasugused, mida te kiirelt tahate teha. Kui ma teen köögivilju, siis ma ei pane vett, sest köögiviljad on ise vett täis. Easy Rice on tõesti super toode igas peres. Siia mahub kuni 15 kartulit, olenevalt kartuli suurusest. Sel juhul siis korrutan minutid kogusega. Siia mahub vähemalt 3-4 peeti, kiiret, värske, keedetud peet, poest ostes 8 korda kallim. Ja kuna me nüüd teeme poes vähem, siis on väga mugav siin valmistada salatikartulid, salatiporgandid, kõik sellised asjad. Kartulipuder, teen siin samas kartulid valmis, panen piimasegu peale, lasen veel korra soojaks, lisan või, lisan maitseained ja meie pudrunuiaga siin samas sees ideaalselt teen kartulipudru valmis. Muuseas, pudrunuiaga on ideaalne vahustada muna, kui ei ole visklit käepärast, anda jahule õhku, kui teete taigelt ja kotletitaige. Kes seda ei teadnud, tehke nipsu ja pudrunui on ka tõesti täiesti asendamatu. Kotletitaige tuleb hästi klopitud, hästi kohe. Toormoosid, pudrud, igasugused segamised, kõik on võimalik pudrunuiaga. Easy Rice seeria on siis suuremad, väiksemad variandid, aga väga mugav kasutada. Meie Easy seeria on siis kasutamiseks ainult mikrouunis, aga lisaks on ka näiteks selline supertoode, kui nüüd suuremat kooki teha, on meie silikonalus, mis on ka aprillikuus eripakkumises, mis mahub kasutamiseks mikrouunis ja millega saab ka teha elektriahju. Silikontoodete tutvustust olen ma teinud teile eraldi, vaadake järgi, võtke ühendust, kui on soovi. Elu lihtsamaks koos supervarega. Head isu!
ja suvikõrvitsa omlett teile. Olge terved ja võtke ühendust, kirjutage, kas on veel soove ja võtke ühendust oma esindajaga või minuga.